Mina leidsin sellise materjali, mis õppematerjaliks algsel kujul üldse ei sobinud, sest seal ei olnud kirjavigu sees, juube jama. Tegemist on nartsissisti monoloogiga, mis oli sotsiaalmeedias täiesti viraalne. Ehk siis levis kulutulena, ütleb selle kohta vanakooli eestlane. Meil on olnud ja on vaadeldavad nii lehel Aabrami hobulausujad kui siis YouTube'is mõned varasemad materjalid nartsissistide teemal ka. Kõige vanem teadaolev materjal nartsissistidest on antiigist pärit. Narkissos, teadagi ju seesugune sõna ise juba, mis ütleb, et päris siit mailt ta ei ole. Sealt edasi endale taustaks lasin kõige tuntuma ja armastatuma pildi. Michelangelo Caravaggio Narkissose portree, mis näitab selle isiksuse eripära, selle diagnoosi tegelikku olemust väga lihtsalt. Imetleb siin üks poiss iseennast ja tegelikult see, millest kõnelevad meie erinevad õppematerjalid nii läbi kirjanduse ja filmikunsti kui läbi elu enese, ongi ühe kultus cult of one. Nartsissistil ei ole mitte kedagi olulist peale tema enese. Selle asja juures, nii nagu me näeme erinevatest kirjandusteostest, filmidest, kõige hullem on tõsiasi, et teda ennast ei ole olemas. Meil on YouTube'is mitukümmend ülivägevat nõustajat, üliägedat isikut, kes ise on olnud nartsissismi ohvrid, õppinud psühhiaatriteks, terapeutideks ja enam-vähem iga päev igaüks nendest teeb salvestusi ja veab need YouTube'i üles. Ja põhjus on lihtne, nartsissiste tuleb järjest juurde. Hiljutine statistika ütles, et neid on umbes iga 25. Tegelikkuses arvatavasti rohkem. Teraapiaid salvestavad ka need, kes ise on diagnoositud NPD, nartsissistlik psüühika disorder. Need on toredad inimesed, kes selleks, et oma elu elada täisväärtuslikult, ongi oma nihkest teinud pühendumise, elukutse, mis pärast meil Raplamaa rakenduslikus kolledžis on juba mitu õppematerjali sel teemal, sellepärast, et meie hulgas on nartsissismi ohvreid, kellel vanemad, kellel vanem õde, vend. Kuna meil on palju ka täiskasvanud õppijaid, siis samamoodi võib kellelgi olla elukaaslane sellest vallast. See teema kõnetab ja muutub järjest aktuaalsemaks praegusel ajastul, kui läbi telefoni, läbi massi meeleolude üha juurde kasvatatakse nartsissiste. Ongi nii palju silpe selles sõnas. Juurde tuleb neid väga lihtsal kombel, kui su võimukas ema, isa tahab sinust vormida midagi ägedat, mis elab tema unistust, mis täidab edu valemit, siis sina õpid mängima rolli, kandma maski, etendama kedagi, keda sa ei ole. Mida sügavamaks see kahjustus muutub, seda tõenäolisemalt sind ennast varsti selle rolli, mulli ja maski taga enam ei ole. Seoses sellega, et sind ennast ei ole, tuleb sul ennast varustada teiste inimestega. Ja kuna sa oled õigupoolest hädas
ja katki selle imelise, hurmava, karismaatilise, seksika maski taga. Siis sa varustad ennast kaardiväega, selle kohta öeldakse flying monkeys. Sinu meeskond ei ole sinu naabrid, ei ole sinu armastatud, ei ole sinu kolleegid. Kõik on ümber sinu selleks, et sind teenindada ja teenida. Kui üks väsib ära, raha saab otsa, jääb haigeks ja läheb katki, võtad järgmise. Selle sisemiselt tühja nartsissisti, psühhopaadi kõige suurem traagika on see, et ta peeglisse vaadates erinevalt Michelangelo maalist, ta näeb tühjust, teda ei ole olemas. Silmad on tühjad, elu on tühi. Ta paneb teised elama nagu oma unistust, mis ei ole tema unistus, mille ta on endale kusagilt kokku guugeldanud. Tal on hirm. Hirm oma tühjuse ees, hirm selle ees, et saadakse teada, missugune mull ta on. Ja sellepärast nartsissistlikud inimesed ülisageli libastuvad, neist saavad alkohoolikud, narkomaanid, tabletissõbrad, kõik teised on süüdi. Keegi, ma ei tea täpselt, kes see on, aga see keegi kirjutas üles erakordselt täpse, meie poolt väga pahatihti kaasa kogetud läbi elatud teksti, kuidas võiks oma sisemonoloogi sulle pidada nartsissist, kes on su tühjaks väänanud, katki teinud. Sa ei ole pärast nartsissistlikku kuritarvitamist mitte kunagi enam endine. Sinu tervenemine võtab aega 4–7 aastat ja ka siis oled sa ikka veel protsessis. Paranemine ei saa mitte kunagi valmis. Seda enam, et ega ta ei jäta sind rahule ka. Sest tal on igav. Igav on tal sellepärast, et teda ei ole olemas. Nartsissisti monoloogis meie paneme siis kirjavahemärgid kokku lahkud ja paberid teise külje peale. Kirjutame sinu enesekogemused nartsissistidega su ümber või su enese sees, täiesti teretulnud vaatenurk. Mis meiega juhtub, kui me ennast pidevalt kaitseme selliste asjade eest, mille kohta eestikeelseid termineid väga ei ole. Inglise keeles siis brain fog, gaslighting, smear campaign. See tähendab, et sind pidevalt pommitatakse valedega, kujundatakse ümber sinu enda elulugu, kujundatakse ümber pidevalt raiudes olnud sündmused, sinu isiksus ja seda rammitakse nii kaua, kuni sa ei saa enam ise ka aru, mis on tõsi, mis on vale. Pärast nartsissistiga suhtlemist, kui sa järgmise doosi seda saasta kaela saad, sa oled päevi segaduses, sa oled keskmest välja paisutud, sa oled maatasa tehtud, sa oled sõna otseses mõttes ohver. Ta kujundab sinust tutvuskonnas, sõpruskonnas, perekonnas pildi, mis tegelikult portreteerib teda. Ta kordab valesid nii kaua, kuni ta psühhopaadina ise hakkab neid uskuma ja ta raiub nii kaua, et sina ka ei ole enam milleski kindel, kuigi sul on fotod, sul on dokumendid, salvestused. See ei ole enam kindel ja kui sa ennast kaitsma hakkad, siis sa võtad kasutusele üsna sageli tema enda metoodika ja siis on juba nartsissistil väga hõlbus sulle näpuga näidata ja öelda, et sina oled see. Ta on sinust teinud ennast kaitsva katkise mikrokoletise ja ta teatab, et tema hea inimene hakkab sind nüüd päästma. Sest näed ju,
näed ju, milline sa oled ja sa ei saa ise mitte millegagi hakkama ka. Tõsi küll, kõik su elujõud, raha, aeg, armastus läks tema nahka, aga näed nüüd, sind on vaja päästa. Mina, nartsissist, päästan sind. Ja ütleb ta siis meile, ma olen nartsissist. Ameerikas terapeudid veel tavatsevad öelda diagnosed nartsissist. Kas sa tead, milline elu sind ees ootab koos minuga? Oh ei, see ei ole armastus, ära ole nii naiivne, ma valin su välja kõikide teiste seast, kui sa oled naerusuine, üks sõna, omadussõna kirjutame kokku, elurõõmus, üks sõna, tundlik, armastav, hooliv, hea, kaastundlik, kirjutame kokku. Kuidas see nartsissist sinu üles leiab? Kiidetud olgu internetiavarused. Kui sa tundud talle sobiva supply'na, tema sobiva flying monkey'na ehk siis sobiva orjana, ta õpib sind interneti teel tundma. Sa ei pea tänapäeval enam olema selleks üldse tuntud, absoluutselt ei ole oluline, et sa oleksid avaliku elu tegelane. Väga lihtne on meist igaühe kohta teada saada, mis on huvid, mis on harrastused, tugevad küljed, millest sa hoolid. Ja nartsissist õpib su ära. Siis ta paigutab su oma maailma pilti kõigega, mida sul on pakkuda ja mis ta järgmiseks teeb. Ma tahan, et sa tunneksid end erilisena, et sa teaksid, jälle näe, üks on alles jäänud, et sa teaksid, et sa oled parim, mis minuga juhtunud on. Ma viin su 7. taevasse ja panen su unistama, nagu sa kunagi varem seda ei ole teinud. Ma tahan, et sa hakkaksid uskuma, et elu minuga on nagu muinasjutus. Selle asja nimi on love bombing ehk siis armastusega pommitamine. Sulle antakse sõna otseses mõttes kogu paukudena narkoosinuiaga. Sa oledki õnnelik, sest kuna sina oled armastav, kuna sina oled empaatiline, kuna sina usud kõigist head, sa arvad, et see on ehtne, sind kantakse kätel, roositatakse ja moositatakse. Ja sulle tundub, et sa oled leidnud hingesugulase, kaksikleegi, eluarmastuse. Aga see on väga peen, sihikindel, teadlik töö sinu ärakasutamiseks. Pärast ta muide ütleb, et sina kasutasid teda ära. Sa ronid talle lõksu, sa vahetad oma elu tema vastu. Sa paned kõik mängu ja siis sa saad kuulda palju aastaid, et sa oled kõiges süüdi. Ja nartsissist räägib. Ma tahan, et sa tunneksid seda, mida sa iialgi varem pole tundnud, ma panen su südame kiiremini tuksuma, ma tahan jälle, et sa armastaksid nagu ei kunagi varem. Ma panen sind lootma ja unistama, sa ei usu isegi lõpuks, et see kõik on ilmsi. Aga sa ei tea veel, et ühel päeval ei suuda sa uskuda, et minusugusega üks sõna end sidusid, sest ma rikun kogu su elu. Ma teen sind pihuks ja põrmuks, sa veel roomad mu ees.
kõike, mida sa ütled, kasutan ma kunagi sinu enda vastu. Eesti keele põhimõte siin selles lauses on lihtne, see on meil põimlause, mille vahele on pistetud kiil, see tingib tagumise koma. Pealause on kõike kasutan ma sinu enda vastu ja kuna see, mida sa ütled, on kiilukesekene, sellest tuleneb tagumine koma. Sisu mõttes tähendab elu nartsissistiga, ükskõik kas ta on su ema, kolleeg, laps, naaber või abikaasa, et sul on vaenlane tagalas. Ta teab su kõige haavatavamaid kohti, ta teab su kõige suuremaid nõrkusi. Sel perioodil, kui sa oled roosamanna sees ja õnnejunnis, sa ju räägid talle oma traumadest, oma valusatest kogemustest, sa pihid, sa usaldad, sa jagad, aga see kõik tuleb tagasi ja mitte selles mõttes, et läheme koos tugevatena eluga edasi, vaid kui sinult on kõik võetud, see pole enam kasulik, siis ta pöörab kõik, mida ta sinu kohta teab, sinu vastu. Jumal hoidku selle eest, et sa oled talle midagi rääkinud. Ja Jumal kaitsku selle eest, et ta on pealt näinud nende aastate jooksul su nõrku hetki, su valusaid kohti, su haavatavust. Sest nüüd alles lõbusaks läheb. Ma õpin tundma su nõrku külgi, sinu väärtushinnanguid, üks sõna, saan teada, siin on puudu A, saan teada, mis on sulle kallis ja tähtis, kõike seda hakkan ma kasutama sinu vastu, et panna sind ennast süüdi tundma, et sinu tunnetega mängida, et sind ähvardada või hävitada. Nartsissistil on üks imeline oskus. Nad on enamasti liitsid, selles mõttes, et kuna teda ei ole olemas, ta on tühi, siis ta vajab järjest uusi võite ja ta paneb kõike, mis elab ja hingab. Aga süüdi oled pärast sina. Tema, nartsissist, kannatab selle pärast, et ta oli sunnitud kõrvalt panema, sest vaata, milline sa oled. Need on erakordselt sõgedad skeemid, millega tegelikult nartsissistid hoiavad täiesti tugevaid, normaalseid, ilusaid inimesi marionettnukkudena oma näppude vahel. Me kõik jookseme neid teenindama, et mitte olla süüdi, võlgu, et ta meid ei ründaks. Me täidame terve külaga ühe koletise soove, et Jumala pärast tema viha ei pöörduks minu vastu. Ja siis paluvad psühholoogid ja psühhiaatrid lahkesti välja mõelda, mis see kõige hullem on, mis siis juhtub, kui sa teda ei teeninda, kui sa võtad halli kivi, poker face positsiooni, anna tulla. Asa, värav katki, parandan ära. Umbes nii. Ma teen sinuga kõike, mida keegi teine pole veel teinud, kui sa ei tea, mis on armukadedus, üks sõna, poolitusmärk, rea lõpus, kui sa alati oled usaldanud oma partnerit, siis panen ma sind kõiges kahtlema ja sa ei tea enam isegi, mida uskuda võid ja mida mitte. Nartsissist, kes on psühhopaat, mõtleb eranditult iga sinu tuttava sinu armukeseks. Su kolleegid, klassikaaslased on eranditult kõik sinu armukesed viimseni. Ja sa võid jäädagi tõestama, et ei ole, sellel ei ole mõtet. Samas jälle on ju see teooria, et inimene kahtlustab teist selles, mis ta ise on, mida ta ise teeb. Sa veedad tunde
no nii, siin on A asemel E. Oodates, koma, millal ma suvatsen sulle tagasi helistada, koma, millal ma viitsin vastata suusõnumitele. On ka vastupidine variant, eriti jubedas staadiumis nartsissist ei jäta sind rahule. Ta saadab sulle 30 kirja, 40 SMS-i päevas. Sa oled koos terapeudiga läinud meetodit go no contact kasutama. Ehk siis sa ei võta tema kõnesid vastu, sa ei vasta tema kirjadele, aga see kosk tuleb. Sa ju ei tervene niiviisi, kui sind üha vannitatakse pasas. Ma tahan, et sa teaksid, kui kole, rumal, loll, vastik, lootusetu ja meeleheitel üks sõna sa oled. Ma tahan ikka jälle, et sa raiskaksid oma aega mind oodates, ma tekitan sinus süütunnet, sa ei saa enam magada ka. Ma võtan su raha, hingerahu, üks sõna ja eneseväärikuse kokku. Teadlased on kindlaks teinud, et nartsissisti ohver oma tuppa sisenedes paneb ukse lukku. On uuringu tulemused näidanud, et veel aastaid pärast nartsissistliku isa juurest ärakolimist, aastaid pärast nartsissistlikust naisest vabanemist, aastaid pärast tervenema hakkamist ohver magab looteasendis. Ta magab looteasendis külili, käed ja jalad niimoodi konksus, nägu ukse poole, sest sealt võib tulla koletis. Enamasti raisk tuleb ka. Ma ajan sind hulluks oma sõnadega, oma vaikimisega, oma külmusega ja alandusega. Meil tuleb ette ka ilusaid hetki, ent need on põgusad võrreldes kõige muuga. See protsentuaalne vahekord on seesugune, et alguses sa oled 100% õnnemeres. Edasi algavad nartsissistlikud atakid, mille järel tema on see hea, kes sind lohutab, kes ostab sulle kammi ja lilli. Tema on see õnnistegija ja päästja, kes sind aitab olukorras, mille ta ise on tekitanud. Pluss igale poole mujale mängib ta imelise osavusega ohvrit. Ta on vaesekene. Ta on nii õnnetu ja nii hädas. Kõige selle all, mille ta ise tegi. Ma valetan sulle ja petan sind. Ma keeran olukorra alati oma kasuks. Ma räägin alguses oma eksidest halvasti ja ütlen, et nad olid hullud, et sa tunneksid ennast nendest paremana, ent hiljem ütlen, et nad olid sinust paremad, ikka et sa tunneksid, kui mõttetu sa oled. Kui sul tekib sõprussuhe, siis söandaksin soovitada seda, mille eest hoiatavad loendamatud raamatud ja filmid ka. Soovitan vaadata, kuidas su väljavalitu räägib oma eksidest, senistest, endistest, nartsissisti võrku langeja.
olgu ta siis filmist Tüdruk rongis või olgu ta Forsythide saagast, ta igal juhul arvab, et tema on see, kes päästab, kes suudab, kes oskab. Ma saan aru, eelmised olid lihtsalt saamatud ja armetud, aga mina päästan ta. Mina teen sellest koletisest selle imelise inimese, kellena ta sündis. Mina saan temaga õnnelikuks, veel enam ma teen tema õnnelikuks. Raamatud ja filmid ja juhtumid meie ümber näitavad, et sa mitte iial ei päästa ühtegi nartsissisti. Ta on see, kes ta on. Lihtsalt kui sina ära väsid, siis ta võtab järgmise, siunab, laimab su maa põhja. Järgmine on uus värske rahaga, energiline, sealt on veel võtta. Aha. Ja kokkuvõttes on ta nagu erivajadusega laps. Ka siis, kui ta on su ema. Nii on. Ma panen sind värisema, nutma, elama pidevas ängistuses ja hirmus. Ma teen sulle iga päev selgeks, et sa oled teinud midagi valesti. Nartsissistil puudub elu, nii nagu pole sisu, nii ei ole ka elu ega tegelikke sihte ega unistusi. Ja need 30 kirja, mille ta sulle päevas saadab, need kirjeldavadki sinu vääritust, sinu eksimusi, sinu süüd. Sa näed mustvalgel, et see on jama, see on vale, see on soga ja see on möga. Aga seda tuleb sellise kosena, et sa oledki lõpuks hüpnoosis. Sa jääd mind uskuma. Sa õpid teesklema, vaikima, vabandama minu ees selle pärast, mida sa teinud ei ole. Sa veel vabandad isegi selle pärast, et sa hingad. Mina aga naeran sinu üle ega vabanda kunagi sinu ees. Sõnades küll, aga sel juhul ta ka rõhutab sulle 10 korda. Näed jah, ma vabandan, näed jah. Tegelikkuses ta ei vabanda. Ma võtan sinult kõik, mis sul on. Ma teen sind süüdlaseks kõiges, mis minuga juhtub. Ma ajan ära su sõbrad ja teen kõik, et sa ei suhtleks enam oma lähedastega. Eranditult kõik psühhopaatide ohvrid avastavad varem või hiljem, et neil ei ole enam hobisid. Nad ei käi enam kinos, teatris, nad ei loe raamatuid, nad ei suhtle oma sõpradega. Nende ümbrus on radikaalselt puhtaks, tühjaks, kõrbeks, mürgitatud. Ma hävitan kõik, mis on sinus ilusat veel jäänud, mis sinust järele jääb. Sa hakkad tundma tasapisi, üks sõna, selliseid tundeid nagu armukadedus, üks sõna, viha, pettumus, lootusetus, kibestumus, kahtlused, süütunne ja tahtmine surra. Nartsissistide ohvrite hulgas statistiliselt on siga palju enesetapukatseid ja paraku ka õnnestujaid, õnnestumisi enam ei suuda. Kui ma olen sinuga ühele poole saanud, siis lükkan ma su kõrvale, sest mul pole sind enam vaja. Aga see pole veel kõik, sest sa pead edasi elama oma purustatud lootuste ja südamega. Pärast suhet minuga ei usu sa enam mitte kedagi. Eestis tegeleb nartsissismi ohvritega suurusjärk
ma pakun 20 psühholoogi, psühhiaatrit, terapeuti, maailmas sadu. Minu lemmikud on Richard Grannon, Chris Rees, Lee Hammock, Danish Bashir. Aga jaa, ka siin tuleb piiri pidada, kui sa oled saanud haiget jälle ja paned mängima YouTube'is mõne mõnusa terapeudi. Sul võib sellest tekkida sõltuvus, see sobib haavaplaastriks ja valuvaigistiks. Aga kui sa lakkamatult ujutad ja lohutad ennast internetiterapeutide jutus, see tiksub, see lohutab, see maandab, see taastab, sul tekib sellest mitte ainult sõltuvus, vaid sa oled siis ju tegelikult pidevas nartsissismi väljas. Seda ka ei ole vaja. Kõiki asju kasutagem mõistlikult, sest kõik, mis on hea, liiga suures koguses on mürk. Ükskõik, kas see on piim, viin, armastus või mis iganes. Nii lihtne ongi. Ja me kirjutame nartsissismist enda ümber või sees. Siin meie kaustikutes on tohutult võimsaid tekste teie kolleegidelt, kes on sel teemal kirjutanud. Ja minu kodus on lõkkesse läinud umbes pool nendest pihtimustest, sest ei ole vaja, et nad alles on. Aga elu on lill ikka. Lehva.